Tere ja tõepoolest rõõm, ega selle Eesti suuremaks tegemisega viimasel ajal muidugi on natuke nagu üheaastasega mängimisega, et ehitad ja siis käib keegi niimoodi üle sealt asjast ja siis hakkad otsast peale. Kallid kuulajad, ma hakkasin eile Heltermaa ja Rohuküla vahel mõtlema, kuidas siis tõesti Euroopat kõnetada või kuidas teiega jagada, kuidas mina näiteks Euroopat kõnetan. No mina muidugi teen seda korralikku eurospiiki kasutades, nii nagu ma üroga vesteldes kasutan sellist imepärast keelt nagu üroliit. Ma valdan õigeid akronüüme, nii nagu me kõik, kes me multilateraalses maailmas iga päev toimetame. See on lihtne. Aga kuidas mitte jääda oma püüdlustest kaugele nendest, kellele need akronüümid, üroliit ja eurospiik ei ole mingi lingua franca. Ja kuidas kõnetada siis Euroopat eelkõige meis eneses? Ja nii nagu kõikides küsimustes, mis on keerulisemad sellest, kas maakera on ümmargune või mida tähendab raskuskiirendus, on parem pöörduda kultuuri poole. Kultuuril, kunstil ja kirjandusel, teatril ja filmil lihtsalt on võime kõnetada teistmoodi. Pöördudes kuidagi meie enda parema mina poole, ja võttes korraga ja kiiresti ja lühidalt arvesse tervet müriaadi erinevaid aspekte, seejuures nii teadvustatud, aga mis veel parem ka teadvustamata aspekte. Ratsionaalse tekstina läheb tunde või isegi lõpmatult aega, sõnastamaks seda, mida luuletaja saab väljendada ühe hingetõmbega. No kuidagi niimoodi. Kuidas mina kõnelen liberaaldemokraatlikust väärtusbaasist kui ainsast, millel saab põhineda meie liitlassuhe, olete te palju kuulnud. Juttu sellest, et Euroopa Liit võimendab väikeste riikide suveräänsust, sest meil on 1/27 häält, mitte 1/400, mis oleks meie õiglane kaal rahvaarvu järgi. Sellest, et suured riigid ei saa millegi sellisega kui Euroopa leping nõustuda kuidagi teisiti kui lähtudes väärtusbaasist, mitte kasust. Ja sellest, et väärtustel põhinev maailmakord on ainus, mis väikeriigile iseolemist tagab. See kõik on igav. Aga Paul-Eerik Rummo on kogu selle asja niimoodi kokku võtnud, ise muidugi mõtlemata täpselt nendele asjadele. Ei usu, et maailm mind suuremat jagab. Ma räägin Eestist. Ei usu, et Eesti mind suuremat jagab. Ma räägin endast. Ei usu, et ma ise end suuremat jagan. Ma räägin maailmast. Ilus, aga palju arusaadavam kui poliitikud või diplomaadid, on ju. Viimasel ajal oleme palju kõnelenud inimõiguste olukorrast Eestis. Isegi sellest, kas kõikidel inimestel ikka on sarnased inimõigused või vähemasti sellest, kas kõikidel on õigus õnnele ja õigus seda õnne maailmale ka kuulutada. Oleme kuulnud, kelle koht on Kanadas ja kelle koht on Rootsis ja kuulnud sedagi, et ilmselgelt ei võimaldaks tegus toimetamine, mis viib miljardi käibega ettevõtte eesotsa, mitte kuidagi sünnitada ega kasvatada 6 last. Ja et muidugi on pereelu ja karjääri ühitamine loomuldasa kuidagi naiste probleem, kes peavadki valima. Et Eestis ei ole see kõigi inimeste probleem, meie ühiskonna mure ja lahendust otsiv kitsaskoht. Ei, see on naiste mure ja kitsaskoht. Ja lahendus on muidugi selles, et naised, tehke oma valik, pere või kodu. Te olete vabad valima, isegi olete kohustatud valima, aga ärge seejuures unustage Eesti kahanevat rahvaarvu, naised, kui te asute oma valikuid tegema. Aga Eda Ahi on kirjutanud. Mõne maa ei paku talle pagu. Mõnel puudub sõjas oma jagu. Aeg on kitsi. Aeg on kokku hoida. Ükski lahja lahus meid ei toida. Lahusel ei ole õiget maitset. Võõra eest on oma vaja kaitset. Kuid see võõras vohab meie veres vetikate kombel Läänemeres. Paota põlikibe, paota ust. Sinu enda maa on leinast must. Mõne maa ei paku talle pagu. Teine kuid, kas saab kord põlust jagu? See on ilusasti öeldud, palju paremini kui mina oskaks.
Maailma mõistmine ja inimeseks olemise kunst on ka ju arenevad ja muutuvad ajas. Meie põhiseaduses on peidus palju rohkem vabadusi, kui Põhiseaduse Assamblee seda isegi näha oskas. Elu läheb edasi, tõlgendused muutuvad, normid arenevad ja õnneks ikkagi sinnapoole, mis peaks võimalikult paljudele võimaldama sellist iseolemist, nagu nemad tahavad, ilma kiusu ja diskrimineerimiseta. Jah, ja me liigumegi erineva kiirusega. Mida minu jaoks tänavu on ilmestanud üks kultuurisündmus, üks juhtum Jaani kirikust, kus ettekandele tuli Maria Fausti imeilus teos koduvägivallast. Aga me olime kirikus. Mitte selles kivist kolmelöövilises kojas, kuigi muidugi olime ka selles, aga me olime kirikus, kus sellegi teose sissejuhatus jumalasulaselt õpetas alistuma ja leppima, andestama ka kurja, õppima elama kurjategijaga, tedagi armastama, olles häiritud vaid teost. Et kellelgi on ikkagi kõrgem õigus teha haiget, kui tema meile mõistmatu tahe seda soovib. Kas see on 21. sajandi sõnum? Võib-olla sellepärast Maria viiski oma teose esituskoha just kirikusse, valides selle karjuva muutumisvajaduse ülima selgusega näitamise. Sest eksisteerib ju ka teine ja armastuse sõnum, nii nagu seda on väljendanud kas või Rooma paavst või siis isa Philippe Jourdain, Eesti Rooma katoliku kiriku piiskop. Ja minu arust sellest maailma muutumisest, edasiminekust, inimeseks olemise ajas muutuvast ja pidevast mõtestamisest kõneles Karl Ristikivi, kui ta kirjutas nii. Meie juured ei ole lapsepõlves, kodumullas ja maakamaras, murukoplis, kus aabitsalapsed mängivad. Meie juured on igas paigas, kust me kunagi mööda käinud. Nii me kasvame virnarohu kombel, kinni hakates siit ja sealt, ja need lõputa keerlevad teed ja need kauguses sinavad metsad. Unistuste mägedest rääkimata võõrad paigad ja võõrad nimed saavad omaks ja uuesti võõraks. Mõneti lihtsam on olnud meie elu võib-olla keerulistel aegadel. Siis oli iseennast, Euroopat ja teisigi kõnetada lihtsam. Kui ihkasime ära Nõukogude Liidust, et teha kõike teisiti, kui tehti seal, siis meil ei olnud neid kahtlusi. Me kiitsime heaks oma vaba riigi põhiseaduse, mis on üksikisiku keskne ja tema vabadusi austav, euroopalik võiks öelda. Pingutasime kõik koos ennast NATO-sse, Euroopa Liitu, et hankida endale sõbrad, turg, iseolemise garantiid, arenguperspektiiv, kõik need tähtsad ja toredad asjad. Ja nüüd on meil jalad põhjas. Ja jalad on põhjas ja võib suhtuda liitlastesse üleolevalt ja võib kasutada taas Nõukogude propaganda töövõtteid ja võib otsida ja leida vaenlasi ja võib sildistada ja võib häbimärgistada. Sest tegelikult on meil läinud hästi, me tajume mingisugust turvavaru. Ja osad meist on otsustanud seda turvavaru ka raisata, isiklikest veendumustest või oma kasust lähtudes. Just nii, nagu on kirjutanud Leelo Tungal. Muld, anna meile kõigile meelekindlust, et me väikese rahva ühtehoidmine oleks midagi enamat kui ainult vastupanu jõhkruse jõule. Just nimelt. Kuidas siis nii, kui jõhkruse jõud on meist turvalisse kaugusse eemale tõrjutud, me leiame selle uuesti iseendast? Miks? Luuletaja aitab aru saada. Taaskord Eda Ahi. Oleme sündinud tasasel maal, aga meis maa pole tasa. Ei merigi luba küsi, vaid möirgab meis maaga kaasa. Ja kui ka on tasane maa, siis me vaiki ei püsi. Oleme sündinud tasasel maal, kuid täna ei riigi me riiki. Loos on konarustelgi kaal. Jäägu ta nendest riiki. Meile meeldib me tasane maa ja see pole mõistagi patt. Kuid tähtis on mitte teha temast maad lamedat. Tähtis on mitte teha temast maad lamedat. Vaat nii tuleb Euroopat kõnetada. Eelkõige Euroopat iseendas
ja siis seda meid ümbritsevat osa. Ei iial enam üksi. Seegi tähendab, kõneldes ja kõnetades. Kultuurist on abi. Tänan teid.